Well, thank you, Jan and Krista. Suur tänu, Janne ja Krista. Mulle juba tundus, et Soome võiks asendada Rootsiga lihtsalt teie ettekannetes ja mul ei olekski vaja siia poodiumile tulla. Nii sarnane on olukord. Igal juhul suur tänu kutse eest ja mul on hea meel olla siin Tallinnas. Ma alustan oma ettekannet satelliitfotoga. Siin on näha minu kodukoht ka. Ma kasvasin üles 60-ndatel, 70-ndatel seal piirkonnas, milles see pilt on, Üüme kandis. Siis ei olnud selliseid lageraied seal näha, aga nüüd need on seal. Nagu me täna oleme kuulnud, siis metsal on palju väärtusi ja me peame teadma, millised need väärtused on. Meil on loomulikult vaja puidust tehtud tooteid, aga ka need muud väärtused on tähtsad. Ja neid teisi väärtusi on terve hulk, mida ei saa rahasse otse üle kanda. On oluline toonitada, et teatud konfliktid on juba sisse ehitatud. Majandusmets vasakul pool on see, mis on praegu meil eesmärgiks, lageraie, puude istutamine, monokultuur, puistu. Aga see on täiesti fundamentaalselt erinev loodusmetsast, mis on näha paremal pool, kus on vanad puud, noored puud, erinevad liigid, on mitmekesisus tagatud. Ja veel üks aspekt, mida me ei tohi unustada, on pikaajaline perspektiiv. Ma vabandan, et see roheline joon on liiga lühike, sellepärast, et see algab alles sellega, kui meie piirkonnas jääaeg lõppes. Aga kujutage ette, et see on tõesti väga pikk periood. Ja nende tuhandete aastate jooksul, selle pika aja jooksul on metsad arenenud, puuliigid on arenenud, toimusid kliimamuutused loomulikult, aga aeglaselt puud kohanesid, olid mitmed looduslikud häiringud ja protsessid, aga metsad kohanesid. Ja nüüd viimastel sajanditel on meil suur metsadesse sekkumine olnud, näiteks ka kaevandustööstuse tõttu, ja viimastel sajanditel on alanud metsade ärakasutamine, on kõvasti toimunud eksporti, on olnud ka olukord nüüd, kus metsa tulekahjud on praktiliselt täielikult välistatud majanduslikel põhjustel, olgugi et ökoloogilistel põhjustel võivad need olla vajalikud. Ja 20. sajandi alguses oli küll juba lageraieid, aga see praegune raieringi põhine metsamajandus viidi sisse 1950. aastatel. Ja nagu me kõik teame, siis praegu me kogeme ka kiiret kliimamuutust. Ma tahan öelda, et olid tuhanded aastad, kus metsa ökosüsteemil oli palju aega kohanemiseks ja inimeste mõju oli väga väike. Me peame silmas pidama seda, et kui me lühiajaliselt avaldame niivõrd tugevat mõju, siis me ei saa tagasi pöörduda tingimuste juurde, mis olid kauges minevikus. Ja mõningad Rootsi statistikat siin. Alates 1950. aastatest on lõppraie toimunud umbkaudu 1 hektaril metsamaal. Lisaks sellele harvendusraied, lageraied, see on puudutanud 30% metsamaast. Ja nüüd, kui vaadata seda slaidi, siis siin on näha kogu juurdekasv ja siin on näha kogu raie. Ja nüüd alates 1970-ndatest kuni olukorrani paar aastat tagasi oli meil tubli juurdekasv, aga
nüüd me oleme jõudnud samasse olukorda, kus Soome praegu juba on ja viimased andmed näitavad, et trendid muutuvad. Mulle väga meeldib statistikat analüüsida ja eks aeg näitab, kas siin on tegemist tõesti trendiga või lühiajalise muudatusega. Statistika näitab ka seda, et raied toimuvad järjest nooremates metsades, umbkaudu 20 aastat nooremates metsades ja 15% metsadest lähevad raiesse, kui puud on alla miinimum lubatud raie vanuse. Loomulikult siis tõusetub siin juriidilisi küsimusi juba, seaduste rakendamise küsimusi. Ja nüüd, kui vaadata kaarti, siis jällegi ma kasvasin selle kaardi kagupoolses osas ülesse ja siin on näha, kuidas on meil vähenenud nende metsade arv, mida mitte kunagi ei ole lageraiutud, mis on olnud sisuliselt püsimetsad. Me oleme kasutanud siin satelliidi andmeid ja see näitab, mis on juhtunud alates 50ndatest kuni tänapäevani. Ja punane on see, kus oli üle 80% püsimetsa algselt ja nüüd on näha, et seda püsimetsa on alles alla 20% ja minu meelest see kaart räägib enda eest. Siin on tegemist väga lühikese ajavahemikuga. 70 aasta jooksul on toimunud selline meeletu nihe. See loomulikult tähendab ka elupaikade kadu ja killustumist, ohtu elurikkusele. Kui nüüd vaadata kaitsealade protsenti, siis umbes 6% majandusmetsast on kaitse all ja kui lisada juurde muud metsad, siis on see 9,4% on ka mitmed vabatahtlikku kaitset, aga laias laastus on see nii. Ja kaitse on väga erinev piirkonniti. Näiteks mitmed kõrge väärtusega mägised metsad on tõesti hästi kaitstud, aga mitmetes teistes metsatüüpides on kaitse all näiteks ainult 3 või 5% sarnaselt Soomele. See kõik loomulikult avaldab mõju. Ma võiksin näidata teil palju slaide surnud puidust ja muust, aga ma tõin siin lihtsalt ühe näite, mis puudutab punases nimekirjas olevaid liike. Nagu te näete, siis siin vasakul pool on liigide arv ja peaaegu 2000 või isegi üle 2000 liigi on ohustatud metsamajandusest. Ja kuidas siis liikuda edasi, mida oleks võimalik muuta? Nendes kastikestes on nüüd näha erinevad kategooriad. All on siis kaitstud metsad, kõrge looduskaitselise väärtusega metsad. On metsad, millel on tegelikult sama tingimused, aga mis ei ole veel kaitse all. Siis on osad metsad, mis ei ole veel lageraiutud, nendel võivad olla ka kõrged looduskaitselised väärtused. Ja siis kõige suurem kastike on siis metsad, mida on lageraiutud, kus on see metsa püsimine katkenud. Loomulikult tuleb elurikkuse toetamiseks alustada nendest metsadest, kus meil on looduskaitselised väärtused. Ja kui me hakkame taastama,
siis tuleb see trend loomulikult ümber pöörata. Kui tahta paremaid tingimusi luua elurikkusele, siis seda tuleb teha suuremal pinnal. Väga oluline on kasutada alternatiivseid metsamajandamisvõtteid, ükskõik kas me räägime siin püsimetsandusest või looduslähedasest metsandusest või lageraievabast majandamisest, nad kõik on samm õiges suunas. Aga loomulikult on naiivne loota, et praegune raieringi põhine metsandus keelatakse ära. Aga minu peamine eesmärk on selle slaidiga näidata, et meil on segregatsioon. Rootsi seadusandlus ütleb, et me peame tagama tootlikkuse ja me peame tagama elurikkuse väärtused. Ja kõikides metsandusplaanides on öeldud, et kas majandamine või kaitse. Aga mis saab muudest väärtustest? Meil on vaja multifunktsionaalset maastikku, meil on vaja kliimamuutuste leevendamist, meil on vaja põhjapõtrade karjatamist võimaldada, jahti, kalandust, marjade korjamist, rekreatsiooni, turismi. Ja samuti on väga oluline pöörata tähelepanu looduslikule pärandile, kultuuripärandile, nii nagu ka täna hommikul mainiti, ka kultuuripärandi identiteedi kaitse tuleb tagada, aga kõik need muud väärtused ei ole praegu metsamajandamisplaanistes ja seadusandluses sees. Nii et Rootsis on väga suur rõhk biomassi tootmisel, eelkõige paberi, puidu tootmisel ja lageraiepõhisel majandamisel. Alternatiivne metsade majandamine on kasvamas, aga praegu moodustab see ainult 3% kogu metsade majandamisest. Ja sarnaselt Soomele on tugev lobi Euroopa Liidu regulatsioonide ja poliitikate vastu. Metsandussektor kaitseb oma äritegevust, et see jätkuks nii nagu seni ja väidab, et Euroopa Liidu nõuded toovad kaasa negatiivseid turumõjusid, aga nii see just võibki minna, kui ei suudeta Euroopa Liidu nõudeid täita. Ja ma omalt poolt ütleksin, et ma ei soovita osta Rootsi metsatööstuse tooteid. Ja mets on looduslik ressurss paljude väärtustega, millest kahjuks praegu Rootsis võetakse arvesse väheseid. Aitäh!